Kõik arvavad, et SpaceX on Marsi ettevõte, mis keskendub planeetide vahelisele elule ja nad usuvad, et IPO on nende võimalus tulevikku investeerida. Aga tegelikkus on palju tumedam. SpaceX ei ole enam tegelikult raketiettevõte. Sellest on saamas tohutu andme- ja jälgimisimpeerium, kus Starlink rahastab ülejäänud Elon Muski ökosüsteemi. Pärast 2026. aasta veebruari ühinemist on nii xAI kui ka SpaceXi täielikult omanduses olevad tütarettevõtted, mis tähendab, et iga IPO kaudu kogutud dollar võib voolata otse impeeriumi nendesse osadesse, mis raha kaotavad. Sinu pensionifond võib rahastada ettevõtet, mis müüb avalikkusele rakette, samal ajal kui kulisside taga ehitatakse midagi palju suuremat. 20. mail 2026 esitas SpaceX oma S1 dokumendi USA väärtpaberi järelevalvele SEC märgisega SPCX. Ettevõte sihtis 1,75 triljoni dollari suurust väärtust ja soovis kaasata 75 miljardit dollarit. Kui hinnastamine algas 11 juunil ja kauplemine avati 12 juunil. See oli kõigi aegade suurim IPO katse. Alibaba rekordiline 2014 aasta börsile tulek tõi sisse 25 miljardit dollarit. Saudi Aramco kaasas 2019. aastal 29 miljardit dollarit. SpaceX sihib peaaegu 3 korda suuremat summat, kuid tegelik oht ei seisne IPO-s endas. Oht peitub selles, mis järgneb. Vanguard, BlackRock ja State Streeti nimetatakse mõnikord suureks kolmeks. See hüüdnimi ei anna neile tegelikult õiglast hinnangut. Koos kontrollivad nad umbes 75% kogu USA ETF-i rahast. Täna kuulub umbes iga 4. aktsia keskmises S ja P 500 ettevõttes passiivsesse indeksfondi. Samas kui 10 aastat tagasi oli see vaid 1/14. Kui suur ettevõte liitub S ja P 500-ga, ei hakka need fondid selle üle mõtlema. Süsteemid on loodud automaatseks ostmiseks. Pole juhatuse koosolekuid ega kinnitamisprotsessi. Raha hakkab lihtsalt voolama. Kui SpaceXi väärtus jõudis 1,77 triljoni dollarini. Mõned analüütikud prognoosivad, et ainuüksi esimese aasta jooksul võib aktsiasse voolata 250 kuni 300 miljardit dollarit. Ja see raha ei tule riskikapitalifirmadelt. See tuleb sinult, sinu 401k kontolt, sinu IRA-lt, sinu riiklikust pensionist, kui sul see on. Umbes 60 miljonit ameeriklast omab sihtkuupäevaga või kogu turu fonde ja enamik neist ei saa kunagi arugi, et nad ostsid SpaceXi. Tehing toimub automaatselt taustal. Võrdluseks 300 miljardit dollarit on umbes sama palju, kui maksaks kõigi NFL-i ja NBA meeskondade kokkuostmine. See on rohkem kui Portugali SKP. See on suurem kui Ameerika Ühendriikide mereväe aastane eelarve. .comi tipphetk. 2000 aasta märtsis saabus siis, kui tehnoloogia moodustas umbes 33% SP500-st. 2026 aasta alguseks olid Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon ja Apple üksi juba sellest tasemest mööda läinud. Nüüd lisas sellele veel 1,77 triljoni dollari suurune tehisintellektil põhinev ettevõtte graafik murrab läbi kõigist ajaloolistest hoiatuspiiridest. Ja kui see IPO on tõesti mingisugune päästeoperatsioon, siis on ilmne küsimus, keda tegelikult päästetakse. Sest need ei ole raketid. See on sotsiaalmeedia platvorm, mille Musk ostis 2022 aastal ja mis väidetavalt kaotas vaid mõne aastaga umbes 30% oma USA igapäevastest kasutajatest ning kaotab endiselt reklaamitulu, mis tähendab, et miljonid inimesed võivad lõpuks tahtmatult päästa ettevõtet, kuhu nad pole kunagi kavatsenudki investeerida. 2022 aasta oktoobris maksis Elon Musk Twitteri eest 44 miljardit dollarit ja nimetas selle kiiresti ümber X-iks. Tehing viidi lõpule 7 panga poolt antud 13 miljardi dollari suuruse laenuga, mille eesotsas oli Morgan Stanley. Plaan oli lihtne. Pangad pidid need laenud edasi müüma võlakirjainvestoritele, koguma oma tasud ja siis edasi liikuma. Kuid see plaan kukkus kiiresti läbi. Föderaalreserv tõstis intressimäärasid rohkem, kui keegi oli prognoosinud. Raha läks üleöö kalliks. Reklaamirahad tõmbusid tagasi. Disney vähendas kulutusi. Apple tegi pausi. IBM vähendas oma kokkupuudet platvormiga. Äkitselt ei tahtnud ostjad Wall Streetil enam platvormi täishinnaga. Wall Street Journal nimetas seda halvima ülevõtuvõlaga tehinguks pärast 2008 aasta krahhi. 2025 aasta veebruaris müüs Morgan Stanley 5,5 miljardit dollarit X-i esmajärjekorra laene hinnaga 97 senti dollari kohta. PIMCO, Citadel ja Apollo ostsid need üles. Pangad pääsesid peaaegu tervelt, kuid võlg ise ei kadunud kuhugi. See lihtsalt vahetas omanikku. Alles jäänud võla intressikulu on üle miljardi dollari aastas. See teeb umbes 3 miljonit dollarit iga päev.
Enne ühinemist XAI-ga oli see juba rohkem, kui X suutis ainult reklaamitulust katta. Ja size ongi võtmetähtsusega detail, millest enamik inimesi mööda vaatab, sest impeeriumi sees ei olnud kõikidel ettevõtetel lubatud üksteist aidata. Starlink ja Starshield tõid raha sisse. Isegi Falcon 9 stardid tõid stabiilset tulu, kuid sellest tulust ei saanud midagi seaduslikult X-i suunata. Iga ettevõte oli omaette korporatiivse müüri taga. See müür püsis kuni 2026 aasta veebruarini. Siis neelas SpaceX XAI endasse aktsiate vastu tehtud tehinguga. Pressiteates räägiti tehisintellekti tulevikust kosmoses. Seal olid kõik tavapärased märksõnad arvutusvõimsuse viimisest satelliitide kõrvale, kuid tegelik mõju oli konsolideerimine. Väike trikk. XAI oli juba eelmisel aastal võtnud X-i enda kontrolli alla, nii et kui XAI liideti SpaceX-iga, liikusid ka võlad ja kohustused kaasa. Kogu kohustuste ahel maandus ainsale bilansile, mis oli piisavalt suur, et seda kanda. SpaceX sisenes tehingusse, mille väärtus oli umbes $1 triljon. XAI väärtuseks oli ligikaudu $250 miljardit. Kokku teeb see eraettevõtete ühisväärtuseks $1,25 triljonit. IPO-d pakuti väärtusega $1,75 triljonit. See on 40% tõus võrreldes ühinemisstruktuuriga, millele avalik turg kunagi heakskiitu ei andnud. Aga mitte kõik ei pea seda täpseks peegelduseks. Scottish Mortgage Investment Trust, lugupeetud Ühendkuningriigi kasvufond ja pikaajaline SpaceX-i toetaja, omab ettevõttes umbes 19,3% oma kogu portfellist, kuid hindab seda osalust siiski umbes $1,25 triljoni suuruse ettevõtte väärtuses. See on umbes $0,5 triljonit vähem kui IPO küsitav väärtus. Need ei ole lühikeseks müüjad ega Muski kriitikud. See on üks kõige pühendunumaid osanikke selles äris ja nemad arvavad, et IPO hind on umbes 40% ülehinnatud. Seega pole noteerimine seotud uue raha kaasamisega Marsi jaoks. See on seotud eravõla muutmisega aktsiaks, mida indeksifondid peavad ostma. See trikk töötab ainult siis, kui USA valitsusel pole mujale rakette tellida. Ja see ongi lõks, mille Elon Musk viimase kümnendi jooksul üles seadis. Umbes 60 aastat oli Pentagonil kosmose- ja raketitööde puhul üks reegel. Ära kunagi jää ainult ühe tarnija peale. Boeing võistles Lockheediga, Lockheed võistles Northropiga. Raytheon, nüüd RTX, hoidis hindu ausana. See reegel on nüüd purustatud. 2025 aasta lõpuks lasi SpaceX orbiidile enamiku USA riiklikest julgeolekusatelliitidest ja see suundumus on ainult kiirenenud. United Launch Alliance ehk ULA on Boeingu ja Lockheedi ühisettevõte, mis varem valitses seda äri, kuid nüüd on ULA muutunud vähetähtsaks tegijaks. Nende uus Falcon rakett lendab vaid mõned korrad aastas. Falcon 9 lendab rohkem kui kord nädalas, mõnikord rohkem kui kord päevas. 2024 aastal võitis SpaceX 21 riiklikust julgeolekustardilepingust. 10 ULA sai ülejäänud 4. Northropi Antares rakett jäi täiesti tühjade kätega. Blue Origin, Jeff Bezos' rivaal, omab lepinguid, kuid lõpetab alles oma sertifitseerimislende. Boeingu probleemid on veelgi tõsisemad. Starlineri meeskonnakapsli ajakava nihkub pidevalt edasi. NASA maksis Boeingule $4,2 miljardit selle ehitamise eest, kuid esimene mehitatud katsetus 2024 aasta juunis lõppes sellega, et 2 astronauti jäid 9 kuuks kosmosejaama lõksu. SpaceX Crew Dragon pidi nad koju tooma. See on meeldetuletus sellest, kui kontsentreeritud on selle tööstuse tipp muutunud. Võtame 5 suurimat USA kaitsetöövõtjat: Lockheed Martini, RTX-i, Northrop Grumman'i, General Dynamicsi ja Boeingu. Kui liita nende turuväärtused kokku, saavakse tugeval börsipäeval kuskil $600 kuni $700 miljardit. Nüüd võrda seda SpaceX-i IPO-ga. Üks ettevõte on väärt umbes 2,5 korda rohkem kui kogu traditsiooniline USA kaitsetööstus kokku. Kui Pentagonil on vaja satelliiti kiiresti orbiidile saata, siis varuplaani pole. Stardiplatsil ei oota teist pakkujat. Kui hinnad tõusevad, maksab Pentagon selle kinni. Kui start edasi lükkub, ootab Pentagon. See pole enam tavaline kliendi suhe. See sarnaneb pigem olukorrale, kus kogu võim on ühe ainsa tarnija käes. Kuid raketid on vaid pool loost. Tegelik raha peitub selles, mis nende peal asub. Astronoom Jonathan McDowell'i sõnul on 2026 aasta maiks orbiidil ligi 10 300 töötavat Starlinki satelliiti. See number on nii ebaproportsionaalne, et see kõlab valesti. Kui liita kõik teised satelliidid kosmoses kokku, ei küündi see isegi ligilähedale sellele, mida üks eraettevõte ise omab. See ei ole enam lairiba ühendusvõrk.
Sellest on saanud selgroog asjadele, mille peale enamik inimesi kunagi ei mõtle. USA armee kasutab Starlinki terminale Ukrainas, viimase avaliku arvestuse järgi üle 50 000 kogu riigis. Royal Caribbean pakub selle kaudu oma kruiisilaevadel kiiret Wi-Fi ühendust. Meretranspordiettevõtted kasutavad seda konteineriliikluse suunamiseks. Starlink teenis 2025 aastal $11,4 miljardit tulu, millest $4,4 miljardit oli ärikasum. See raha toetab nüüd ülejäänud impeeriumi. xAI. Kolossuse andmekeskus Memphises töötab 200 000 Nvidia H100 kiibil. Iga kiip maksab umbes $30,000. See tähendab, et riistvara maksumus on ligi 6 miljardit, enne kui keegi üldse elektri sisse lülitab. Ja hoolimata sellest mastaabist kaotas xAI 2025 aastal tegevusega ikkagi umbes $6,4 miljardit. Üks väheseid järjepidevalt kasumlikke osi impeeriumis toetab nüüd kaudselt ühtsele kõige kallimat osa. Sügavam probleem on aga see, et keegi ei suuda seda kontrollida. Satellite'id ületavad iga päev üks 164 piiri kiirusega 17 000 miili tunnis. Föderaalne kommunikatsioonikomisjon võib Ameerika litsentsi tühistada, kuid siis kolivad maajaamad lihtsalt Roheneme saarele või Singapuri ning Euroopa Liit võib küll leida SpaceXi kohaliku haru, kuid nad võivad lihtsalt paberimajandust ümber korraldada. AT&T omas USA telefonivõrgu kuni 1984 aastani, mil valitsus selle laiali jagas. See tegutses ühes riigis, kus kohtud said sellele ligi. SpaceX tegutseb kõigi nende kohal korraga. Maal ei ole ühtegi kohtusaali, millel oleks õige aadress. Lisatasu oleks õigustatud, kui riistvara töötaks nii, nagu IPO dokumentides väidetakse, aga see ei tööta. Praegune Starlinki põhisatelliit on V2 Mini. Väideti, et see suudab pakkuda 4 korda rohkem ribalaiust ühe satelliidi kohta, kuid tegelikkus on olnud keerulisem. Jonathan McDowelli ja Keep Tracki jälgimisandmed näitavad kogu pilti. Umbes 11 600 seni orbiidile saadetud Starlinki satelliidist on üle 1500 juba deorbiidile viidud. Mõned neist olid planeeritud pensionile saatmised, kuid paljud mitte. Mitmed V2 minipartiid on sattunud tõukurite probleemide ja kütuseleketega silmitsi. Need wrecked sundesid satelliidid orbiidilt varakult lahkuma, mõnikord juba mõne kuu jooksul pärast starti. SpaceX on FCC dokumentides probleemi tunnistanud, kuid pole seal konkreetset arvu välja toonud. Iga varajane rike maksab ettevõttele topelt. Esiteks lõpetab satelliit tellimustulu teenimise, teiseks peab järgmine Falcon 9 start asendama rivist välja langenud seadme, selle asemel, et võrku laiendada. See on tõsine probleem võrgule, mis peab pidevalt kasvama. $1,77 triljoni suurune hinnasilt nõuab seda. 2026 aasta alguses alandas SpaceX Starlinki põhivõrku. Satellite'id viidi 340 miili kõrguselt maast, umbes 300 miili peale. Paberil on see ohutusmeede. Madalamed orbiidid vähendavad kokkupõrkeohtu ja muudavad surnud satelliitide atmosfääris ärapõlemise lihtsamaks. Kuid sellel on varjatud hind. Iga satelliit, mis juba selles kihis asub, peab oma tõukureid kasutama, et uuele kõrgusele laskuda. See põletab kohe kütust, mis tähendab, et positsiooni hoidmiseks jääb vähem kütust ja satelliidi tööiga lüheneb. See avaldub hiljem selles, kui tihti tuleb satelliite välja vahetada ja kui kiiresti võrk vananeb. See on nagu autotootja, kes laseb välja mudeli, mille 7 ühikust ühel tekib varakult mootori probleem. Mõned parandatakse, mõned asendatakse. Tootmine jätkub, aga kulud kasvavad ja maine saab samuti kannatada. Mure tekitab just ohutuse pool. FAA jälgis ainuüksi 2025 aastal 8 ohtlikku juhtumit. Igaüks neist oli Starlinki satelliit, mis möödus teistest kosmoseaparaatidest vähem kui poole miili kauguselt. Igal nädalal saadetakse välja sadu hoiatusteateid ja SpaceXi kokkupõrgete vältimise süsteem lahendab neist enamiku. See, milles süsteem lõpuks mööda laseb, muutub astronoomide sõnul Kessleri probleemiks. Üks ainus kokkupõrge tekitab rusupilve, mis tabab rohkem satelliite, mis omakorda tekitavad veelgi rohkem rususid ning see ahelreaktsioon ei lõpegi päriselt. Model Maa orbit muutub terveks põlvkonnaks kasutuks, võttes endaga kaasa ilmasatelliidid ja GPS-i. Kuna võlad kuhjusid ja süsteemis ilmnesid riistvara probleemid, vajas börsile tulek midagi muud, mis koormat kannaks. Midagi, millel veel selget turu ei olnud, kuid millel oli piisavalt hoogu, et turud hindaksid seda siiski kõrgemalt. Nii astuski tehisintellekt mängu.
2026 aasta veebruari ühinemine muutis xAI iseseisvast idufirmast SpaceXi omanduses oleva ettevõtte. Kõik see ühe pressiteate jooksul. Tehing toimus täielikult aktsiate eest. Iga xAI aktsia konverteeriti SpaceXi aktsiateks ning SpaceXi väärtuseks hinnati umbes $526 aktsia kohta ja xAI väärtuseks umbes $75 aktsia kohta. Rahatehingus ei vahetatud. Pressiteated jätsid ühe olulise detaili mainimata. Vähem kui aasta enne ühinemist palkas Elon Musk, Sullivan ja Cromwelli, et nad hindaksid xAI väärtust sõltumatult. Nende hinnanguks kujunes umbes $80 miljardit. Ühinemise lõpuks hindas juhatus selle väärtuseks $250 miljardit. Sama ettevõtte ja varad, aga erinev number. Mis nende 11 kuu jooksul muutus? Ausalt öeldes mitte eriti palju. Ei olnud ühtegi uut toodet, mida tasuks mainida, ega värskeid tuluallikaid. Grok 3 tuli välja 2025 aasta veebruaris ja Grok 4 järgnes hiljem. Kumbki neist ei jõudnud OpenAI tulude ega Anthropicu ettevõtte müükide lähedale. Ainult ChatGPT teenis 2025 aasta esimese 6 kuuga $4,3 miljardit tulu. Anthropicu koguväärtus ületas 2026 aasta kevadeks peaaegu $30 miljardit. Grok teenis neist mõlemast vaid murdosa. Maksvate tellijate arv jäi alla 5 miljoni, samal ajal kui ChatGPT'l oli neid üle 59 miljoni. xAI väärtus tõusis, sest IPO jaoks oli seda vaja. Selle toimimise põhjus seisneb selles, kuidas erinevaid turuosi hinnastatakse. Satelliitdiari võib kaubelda umbes 6-kordse tulu pealt. Kõik, mis on tehisintellektina sildistatud, võib kaubelda 40 või isegi 50-kordse tulu pealt. Nii et kui liidad tehisintellekti ettevõtte satelliidiettevõttega enne selle börsile minekut, ei lisa sa lihtsalt tulu. Sa võid potentsiaalselt muuta kogu paketi väärtustamist. See ongi loogika, miks xAI pannakse SpaceXi sisse enne IPO-d. Üks analüütikute grupp nimetab seda kuhjamiseks. Teised kasutavad selle kohta vähem viisakat sõna. Motley Fool ja investoritele suunatud finantsnõustamise veebileht tegi arvutused 2026 aasta märtsis. S1 dokument näitab, et SpaceXi ja xAI ühine 2025 aasta tulu on umbes $18,7 miljardit. $1,77 triljoni suuruse väärtuse juures tähendab see, et hinna- ja müügitulu suhe on ligi 94. Võrdluseks Cisco jõudis .com mulli ajal 2000 aasta märtsis umbes 38-kordse müügitulu suhteni. Pärast seda langes aktsia umbes 86% ja kulus 25 aastat, et jõuda tagasi oma varasema tipptasemeni. SpaceXi väärtus on rohkem kui 2-kordne võrreldes selle tipuga. Kuidas siis regulaatorid lasid sellel juhtuda? Võiksid siin oodata selged tõendid, mõnda palgal olevat senaatorit või pimedas kirjutatud konkreetset reeglit. Mõnda puhast kurikaela, kellele näpuga näidata. Seda pole olemas ja see on isegi hullem kui alternatiiv. Viimase kümnendi jooksul on USA börsid kaotanud suuri noteeringuid Hongkongile ja Saudi Araabiale. Tööstuse lobistid survestasid tugevalt muudatusi, et need noteeringud tagasi tuua. Iga muudatus kõlas iseenesest mõistlikult. Ülevaatamisperioodi lühendamine, vabalt kaubeldavate aktsiate nõude leevendamine ja avalikustamise kiirendamine. Iga muudatus kõlas iseenesest mõistlikult. Midagi dramaatilist ei olnud, lihtsalt järk-järgulised muudatused üksteise järel. Keegi ei hääletanud kunagi SpaceXi seaduseelnõu üle. Reeglid muutusid lihtsalt samm-sammult leebemaks iga kord ühe märkuse võrra. SP Dow Jonesi indeksid kasutavad suurimate IPO-de jaoks oma kiirmenetlust. Snowflake ja Airbnb pääsesid kiiresti sisse. Vana reegel oli lihtne. Uus ettevõte pidi enne indeksi lisamist olema avalikult kaubeldav terve aasta. See andis analüütikutele ja lühikeseks müüjatele aega võimalike probleemide leidmiseks. Seda reeglit on nii palju kordi painutatud, et see pole enam peaaegu olemaski. SpaceX teenis 2025 aastal $18,7 miljardit tulu, kuid samal ajal oli nende puhas kahjum $4,9 miljardit. Vana korra järgi poleks sellise kahjumiga nimi kunagi kiirmenetlusse pääsenud, aga uute reeglite järgi võib see läbi lipsata. Ka poliitika mängis oma rolli. 2025. Aasta alguses lõi valitsus väärpaberikomisjonis mitteametliku riikliku huvi läbivaatamise korra. See oli suunatud kaitse- ja tehisintellektiga seotud ettevõtetele. Läbivaatamised olid kiiremad ja küsimused leebemad. Ametkond ei nimetaks seda kunagi formaalsuseks, sest paberil see seda pole. Audiitorite pool on sama kummaline.
SpaceXi auditeerib PricewaterhouseCoopers, kes auditeerib ka Teslat. Need on 2 ettevõtet, mis vahetavad igal kvartalil varasid, töötajaid ja lepinguid. Ükski neist ei riku ühtegi reeglit, kuid sellises ulatuses kattuvad ettevõtete ökosüsteemid muudavad regulaatorid rahutuks. Mitte millegi illegaalse tõttu, vaid seetõttu, et keerukust ennast on raske jälgida. Ja sellel rahutusel on põhjus. Firma oli Arthur Andersen ja klient oli Enron. Enron oli Ameerikas 7. suurim ettevõte, kuni ta enam ei olnud. Pankrot kustutas $74 miljardit aktsionäride väärtusest. Pensionifondid kaotasid sadu miljoneid. 22 000 töötajat kaotasid oma töö. 6 kuud hiljem esitati Andersenile süüdistus. Aasta pärast seda lõpetas firma lõplikult tegevuse. Kui kõik see kokku panna, on tulemuseks üks ettevõte, mis ühes börsidokumendis ühendab kaitsetööstuse, satelliidid, tehisintellekti ja sotsiaalvõrgustiku ühe aktsiasümboli alla. Indeksifondid ei saa valida. Kui see on indeksis, peavad nad selle ostma. Keegi ei kavandanud sellist tulemust. See tekib ikkagi, nagu enamik süsteemseid probleeme, väikeste sammudega, mida keegi ei märka. Kell helises 12. juunil. See, mis järgneb, on osa, mida inimesed mäletavad. SpaceXi IPO tundub ettevõtte jaoks loomuliku arenguna, kuid kui sa tahad mõista meest kõige selle keskmes, vaata inetut tõde Elon Muski kohta või klõpsa siia.